Numberid! 2018. aasta 31. märtsil sai YouTube'is Eesti populaarsemaks videoks 15-aastase noormehe muusikavideo Pael. Yes, teie video on tuli. Eesti lipp, kõige kiiremini populaarsus kogu video. Selleks ajaks nädala jagu üleval olnud videot oli vaadatud üle 30 000 korra. Ma legit arvasin, et Paelal tuleb nii negatiivne nagu tagasiside. Aga see on nii positiivne ja nii kuradi nagu hämmastav. 3 nädalat hiljem oli vaatamisi juba üle 300 000, mida on rohkem kui Tanel Padari viimasel videol 4 kuuga. Ja kui uskuda kommentaare, teavad seda lugu vist kõik Eesti koolilapsed. See on Eesti YouTube'i megahitt. Käed sinu kehal, me ei raiska üldse aeg. Lehed minu rehal, meil on taga aias laev, mis kelgutab, naistega ta kelgutab, oje, Pael, taga aias laev, ümmargune kael. Tere, mina olen Kanada muhedad. See on Madis, 15-aastane Tallinna poiss, kellele meeldib mängida kitarri, plokkflööti, aga meelega halvasti, klaverit ja pisut teistsugust klaverit. Muusika kõrval on Madisel ka teine kirg, videode tegemine. Kuidas sina kujutad ette seda videot? Väga palju plahvatusi. Madis on teinud juba 6 aastat YouTube'i videosid ja üks neist on saanud isegi üsna populaarseks. Mina olen Kalvi Kalle, sina oled Kalvi Kalle, ema mul on Kalvi Kalle. Aastaga on seda vaadatud pea 100 000 korda. Kalvi Kalle driftib. Kuid uus hitt Pael on kõigest kuuga jõudnud hoopis teisele tasemele. Ma põhimõtteliselt kuulasin seda laulu mingi magama mineku ajal nagu seda maini. Ja siis ma mõtlesin, et kuidagi et seda võiks kuidagi saada nagu nalja nagu eesti keeles öelda, siis ma ütlesin lampi lihtsalt Sani fucking nummi, kui sa naer. Madis kuulas ülimenukat laulu Main, mis vallutas 2018. aasta aprillis maailma edetabeleid ja muuhulgas ka Taylor Swifti südame. Selline populaarsus on laulule tulnud aga suuresti tänu internetile. Selle loo andis välja 2017. aasta oktoobris massidele üsna tundmatu artist Bazzi. 3 kuud ei huvitanud see laul aga kedagi, kuni jaanuari alguseni. Siis hakkas levima Maini esimene salm Snapchati filtri ja videomeemina. Vähem kui kuuga sai Bazzi loost Taylor Swifti lemmik ning see sattus edetabelitesse üle kogu maailma. Just seda meemi tahtiski Madis teha eestikeelseks. See on nii teistsugune. Ja nüüd tuleb see viga, mille pärast see terve laul eksisteerib. See üks viga. Viga oli selles, et originaalis on fraasi viimane sõna hakitud. Madis unustas aga selle esimesel korral ära. Ja ma tahtsin selle uuesti teha ja sellepärast ma kirjutasin selle terve laulu. Põhimõtteliselt ma alguses üldse ei planeerinud tervet seda asja kirjutada, aga no ma tegin lihtsalt selle alguse niimoodi nalja pärast, et igav oli. Aga ma olin nagu, kuule see tegelikult siuke lõbus tundub, et proovib äkki saab edasi kirjutada ja ma hakkasin lihtsalt mingeid suvalisi asju suht kirjutama nagu ja siis proovisin midagi saada, mis läheks muusikaga kokku ja lihtsalt nii tuli. Sani fucking nummi, kui sa naer. On õige loo järgi, lihtsalt et ma panin naer on katkise eesti keelega, sest mulle meeldib katkine eesti keel. Mulle maitseb nisu oder kaer. Ma mõtlesin, mis riimuks, läheks riimi naeruga ja tuli kaer seega. Ja siis nisu oder kaer mul oli lihtsalt see, et mingid teised ka mingid asjad, mis põllul kasvavad, eks ole. Suurkarv, ane, ämbo, like on, la. Ämbo like, põhimõtteliselt on lihtsalt see, et sa paned ämblik ja siis ütled seda nagu veidra, nagu käändaga nii-öelda. See on nalja, kas no täitsa. Pael oli lihtsalt sellepärast, et see läks kokku selle õige looga. See oli esimene asi, mis mulle nagu pähe tuli põhimõtteliselt. See ei ole aga sugugi esimene laul, mida Madis on kirjutanud esimestest pähe tulnud sõnadest. Su ema on kummik, varsti on hommik, su isa on kandik, maskeerun Mardi sandiks.
paljudele noortele meeldivadki sisutühjad ja rütmikad lood. See on mul nael. Ha, täitsa pael. Mõned kohe seletamatult palju. Kuid pael paelub osasid hoopis teise salmi jälgitava ja mõnevõrra loogilisema sisuga. Põder, viiner, põdra, sees on praev. Põder on nii kuri, siis tal kadus ära jalanõu vahel. Aga ma tahtsin lihtsalt põder läks nagu viineriga ja asjad. Ja siis kuna tegu oli paelaga, siis ma mõtlesin, et kuule tore oleks, kui põdral oleks pael kadunud või midagi. See on siuke tõesti nagu veider lugu selles mõttes, et sellel lool nagu eriti polegi nagu lugu taga, see on lihtsalt see, et kogemata. Ma räägin, see on selline õnnetus, et seda laulu ei oleks nagu eriti keegi ette osanud arvata, isegi mina. Siin on minu stuudio. Kõik digitaalne töö toimub siin. Mul instrumentaal ehk siis nagu taustamuusika oli mul internetist alla laetud, aga mul läks selle tegemiseks siiski kaua, kuna seal on vaja igat nooti sättida ja probleemseks osutub see, et mina ei oska laulda ja ma pidin ükshaaval need noodid põhimõtteliselt autotuunima ja see ei ole just kõik kuigi kiire protsess. Sani fucking nummi, kui sa saer. Miks see, okei. No siin vaata, täpsustab ära, vaata, paneb keskele need. No põhimõtteliselt nii. See on autotuuniga efektiga. Ja see on ilma. Kurat, siin jube, sorry. Appi. Aga autotuun on kasulik asi. See on meie tänane tarkus ja tera. Paela selle video tegemine on niimoodi, et ma vaatan kaadri haaval videot. Põhimõtteliselt nagu panen lihtsalt neid tekste siia ja ma lihtsalt selle osa õppisin YouTube'ist, siis ülejäänud ma lihtsalt vaatasin, kuidas seda alustada ja ülejäänud ma tegin lihtsalt niimoodi, õppisin ise selles mõttes, et ma olen kõik nagu, see väga raske ei ole. Ega see on paljude asjadega see, et raske ei ole, aga lihtsalt tuleb panna aega sinna sisse sama muusika tegemisega. Kokku kulus Madisel laulu ja video tegemiseks 1 nädal. Veel 1 nädalaga jõudis Pael YouTube'is populaarsete Eesti videode lehe tippu. Selles mõttes see oli nii ootamatu minu jaoks ja see on nagu, see on lihtsalt next level, ütleme nii. Täitsa pael. Nagu tundmatu muusika originaal Main, levis ka võrdlemisi tundmatu YouTuberi paroodia tavatult kiiresti ja kuuga oli sellel täis üle 300 000 vaatamise. Seda on küll kordades vähem kui Eesti populaarsematel muusikavideodel, nagu näiteks 2,5 miljoni vaatamisega Aropi Kikimikil. Kuid eestikeelsete YouTuberite, mitte muusikute videode seas, on Pael juba praegu üks vaadatumaid ja seda kõigest 1 kuuga. Mind nagu tähelepanu eriti ei huvita, mind lihtsalt huvitab rohkem see, et inimesed lihtsalt naudivad seda, mida minule meeldib teha ja et ka mina naudiks seda. Ehk siis, jah.